No ikkagi see on kõige suurem müüt minu jaoks, et ma olen kuidagi erilisem, kui on teistsuguse ajutüübiga inimene. Et mul on keerulisem kui tal. Ütleme niimoodi, et me ei saa võrrelda, et mul on see on see sama pilt, me teame ju kõik, et kuidas õpetajad istusid, hindasid laua taga akvaariumi kala, elevant, ahv ja kepard istuvad seal ja öeldakse, et nüüd, kes kõige kiiremini puu otsa saab, see saab 5. Kõik on olulised, aga me ei saa neid panna ühte kindlasse karpi, nagu meie keskkond surub. Et millal see ATH hakkab siis väljenduma, ongi kui laps surutakse kuskile süsteemi. Kas siis lasteaias natukene vähem, aga koolis hakkavad ilmnema. Ma ei kujuta ette, et ma istuks 45 minutit täna järjest. Mida teevad siis mõni istub rahulikult ära seal, aigutab, magab, õpib, teeb kõik asjad ära, aga teine, ehk siis, kes on loomingulise ajuga ja kelle aju hakkab üldse tööle siis, kui ta on liikumine sees. Vaadake laste jalgu seal laua all koolitundides. Kõigil põlv käib, tut, siuke rütm käib. Ehk siis natukenegi aju liiguvad. Ja mida teevad õpetajad? Ära klõbista, ära tee seda, ära istu. Ehk siis mu aju üldse ei töötagi. Mu aju lähebki, mul ei ole huvi selle vastu siin. Me ei saa kõik ronida puu otsa. Kalal on hoopis oma ülesanne. Ja mõni ei saa istuda seal tunnis, mõni peabki olema seal saalis ja õueõppel rohkem. Ma saan aru, et see on haridussüsteemile väga keeruline. Aga meie ajud on lihtsalt erinevad. Me ei olegi võimelised, mitte et see, et ta oleks defektiga laps. Teda ei pea suruma sinna kasti.